Nii, tere tulemast tasuta veebinarile. Kas sinu koduleht püüab või peletab kliente? Mina olen copywriter Laura Hallaste ja mul on väga hea meel, et sa täna siin meiega oled. Ja kui sa ka vaatad järgi, siis tervitan sind ka. Tervitan kõiki osalejaid ja mul on äärmiselt hea meel, et meil on sellel nädalal olnud väljakutse, kus me oleme siis vaadanud, kuidas kodulehte saab paremaks muuta, kuidas seda sõnumit saab paremaks muuta. Ja väga põnev oli näha, et juba kohe nädala alguses inimesed tegid esimesed sammud enda kodulehtede paremaks muutmisel ja ma nägin juba meie Facebooki grupis tulemusi, kuidas inimeste lehed on järjest paremaks muutunud. Ja täna siis võtame selle teema kokku, vaatame veel üle, mis need kõige olulisemad aspektid on, mida kodulehe puhul tähele panna, eelkõige mis puudutab siis sellist sõnumit ja seda, kuidas see on mõjuv kliendi jaoks. Ja täna siis vaatame ka üle mõnede osalejate kodulehed siin otse laivis, et võtan ette ja analüüsin ja siis sellest kindlasti ka kõik saavad õppida ja saavad siis ka ideid, mida enda kodulehe puhul siis muuta ja parandada. Ja nüüd ma siis jagan enda slaide, hakkame tänast ettekannet vaatama. Et räägin sulle kohe, mis meil siin plaanis täna on. Nii, kas koduleht püüab või peletab kliente? Ja täna siis räägimegi sellest, kuidas aru saada, et kas sinu koduleht töötab sinu kasuks või kahjuks. Ja mis on need asjad, mis külastajaid eemale peletavad ja mis on need asjad, mis jällegi püüavad kliendi tähelepanu ja aitavad siis kodulehel hoida. Ja kuidas sa siis saad sõnumit selgemaks ja mõjuvamaks muuta ja milliseid lihtsaid muudatusi sa saad ise teha. Ja siis veebinaari lõpus ma jagan sinuga võimalust, kuidas sa saad võita minuga tasuta üks-ühele konsultatsiooni. Et ma soovitan väga lõpuni olla, et täna siin mul on abiks assistent Sandra, et tema paneb siis ühe lingi, ühe võimaluse, kuidas saab siis loosimises osaleda. Et soovitan sulle lõpuni olla ja siis on võimalik auhindu võita. Aga nüüd siis enne, kui ma lähen võib-olla tänase teema juurde niimoodi sügavuti, siis ma korraks ka tutvustan ennast, et siin on küll palju tuttavaid nägusid, aga kindlasti on ka siin uusi inimesi, kellega ma ei ole varem kohtunud. Ma siiski paari sõnaga ütlen, kes ma olen, mis ma teen, et võib-olla sa ka ei vaadanud nädala alguses toimunud siis neid ülekandeid. Et ma olen siis copywriter ja kirjutamise mentor ehk siis kodulehtedega ma tegelen eelkõige siis sellise tekstilise sõnumi poole pealt ja aitan siis seda ka ülesehitust läbi mõelda, et mis on see loogiline struktuur, et ma ise arendaja ei ole, et ma ise kodulehti otseselt ei tee, ei ehita valmis, aga ma kirjutan kodulehe tekste. Ja mul on juba üle 10 aasta kogemus siis turunduse valdkonnas ja just sellise sisuloome poole pealt. Et ma olen enamasti oma karjääri jooksul olen töötanud siis premium brändidega, mis on kallimad tooted ja teenused ja see on sundinud mind algusest peale siis keskenduma sellise väärtusliku sisu loomisele ja läbi mõtlema, et kuidas klientidele ikkagi maksimaalset väärtust pakkuda, et neid kõnetada. Ja seda siis kõike läbi blogide, uudiskirjade, siis loomulikult ka kodulehe tekstid ja sotsiaalmeedia siis turundus. Olen ka üritusturundusega tegelenud, et erinevate selliste turunduse valdkondadega. Aga siis nüüd olen asutanud ka enda ettevõtte, praegu tegutsengi enda ettevõttes Ankur Turundus siis copywriterina ja ma peamiselt praegu kirjutan kodulehe tekste. Kuigi jah, ka on teisi töid vahepeal, aga praegu just olen sattunud sellise kodulehe tekstide lainele. Järjest olen teinud sellel aastal juba päris palju kodulehe tekste ja mõtlen siis nende teemade peale igapäevaselt. Ja just turunduses mulle siis meeldib kõige rohkem see kirjutamise pool, sõnumi läbimõtlemine. Siin on nii analüütilist sellist lähenemist kui ka sellist loovust. Et mulle jah meeldib neid sõnumeid läbi mõelda, neid tekste luua ja et need kõnetaksid kliente, et see on minu jaoks siis ääretult põnev selline teema. Ja siis nüüd juba varsti saab aasta täis, et aasta aega ma juhin ka sisuloome mentorgrupi, et see on selline kogukond, kus siis on koondunud inimesed, kes tahavad siis sisuloomet õppida, kirjutamist, hea sisu loomist ja siis seal ma siis seda kõike ka õpetan.
Ja enne kui me läheme siis tänaste slaidide juurde, ma küsiks siis sinu käest, hea kuulaja, et mis sa arvad, et mis on see, mis siis kodulehe puhul siis kliente peletab, et mis need eksimused võivad olla, mis kliente võivad eemale peletada? Kas sa oled ise mõelnud selle peale? Et pane mulle siia chati, et mis sina arvad, et mis need asjad on? Julgelt jah, võite kirjutada, et mis kodulehtede puhul on see, mis peletab, et siin on kindlasti kõnel ka neid, kes ise kodulehtedega tegelevad, et teie arvamus ka kindlasti on väga huvitav kuulda. Kantseliit ja spetsiifilise terminoloogia kasutamine, just, et väga tihti tahetakse näida nagu targemad ja sellised nagu tähtsamad ja siis kipub tulema sellist kantseliiti või sellist keerukat sõnastust, aga tegelikult see selge sõnum on kodulehe tekstide puhul hästi oluline. Ja see, et pigem nagu selline sõbralik toon, kuigi noh, see sõltub brändi häälest, aga ja, et pigem nagu kõnetada otse kliente. Nii, Üllar ütleb ka, et tekstisein, kole kujundus ja viletsad pildid. Ja et kindlasti olen nõus, et kui on liiga teksti täis või on viletsad pildid ja see kujundus ei ole kasutajasõbralik. Ja Valeria ütleb, et kui klient ei saa kohe aru, mida pakutakse, et ülejala tehtud, klient ei saa aru, mis on edasised sammud, just väga, väga õige. Evelin ütleb, et liiga palju sisu. No see võib ka olla ja tõepoolest, aga noh, ma ütleks seda, et ma ei kardaks, et kodulehel nagu, et seal on pikemad sellised võib-olla pikem sisu, aga et kui see sisu on ilusti liigendatud ja see kujundatud ilusad plokid, et siis võib ka see koduleht olla päris pikk, et noh, mõnikord ka, kui sa tahad otsingumootoritele optimeerida, et mõnes valdkonnas see konkurents lihtsalt ongi nii suur, et sa peadki seal nagu rohkem sisu pakkuma. Aga jah, et siin siis peaks vaeva nägema rohkem selle kujundamise ja sellise sisu poole pealt. Väga häid pakkumisi on siin ja anonüümsus ja et just tihti e-poodide puhul on näha seda, et isegi mõnikord ei ole kontakti või ettevõtte nime, et siis sellisel juhul mina näiteks ei julge tellida, ma ei tea, kes siin taga on, et mõnikord ongi võib-olla mingi Läti, Leedu ettevõte, ta ei taha nagu avaldada, et ta ei ole Eesti ettevõte, aga et see nagu ei tekita usaldust, et ole siis pigem aus ja läbipaistev, pane need kontaktid ja ütle, kus sa tegutsed ja kes sa oled ja kuidas sinuga kontakti saab, et see anonüümsus on tõepoolest ka, mis väga tihti silma torkab. Et siis on ka veel siin arvamus, et liiga värviline, terksad värvid, et hinnapakkumine puudu, hinnakiri puudu. Jah, et väga tihti ei julgeta nagu hindu panna, et ma olen tegelikult väga huvitavate olukordadega ka kokku puutunud, et mul oli ka üks klient, kes ütles, et neil oli hinnakiri, aga siis nad võtsid hinnakirja maha, sest nende konkurendid pakkusid siis nagu no 5 või 10 eurot odavamalt, tegid nagu, vaatasid, mis neil on ja siis nimelt panid nagu odavama ja siis kuidagi susserdasid. Et see konkurents on mõnikord päris karm ja neid põhjuseid, miks hindu ei ole pandud, on päris mitmeid. Ja noh, tegelikult ka mõnikord lihtsalt võib-olla ei ole nagu, ei saa öelda nii täpselt kohe täpseid hindu, aga noh, siis võib panna ju tegelikult hinda alates ja tegelikult mina väga pooldan seda, et mingid hinnad oleks kodulehel olemas, sest see ikkagi kliendile annab nii palju, jääb seda põrgatamist ära ja seda lihtsust ja selgust annab hästi palju juurde. Ja siis veel Ingrid ütleb, et kui ei leia vajalikku infot, kontakte kiiresti üles, maandumislehtedel liiga palju ChatGPT-ga kaasas käivad emotikonide kasutamist. Ja see on ka selline huvitav trend, et chat annab tihti väga palju neid emotikone, et siis tasub mõelda, kuidas neid kõrvaldada või valida siis enda brändiga sobivad emotikonid, mõned üksikud välja, et see on tõesti. Siis ka siin Valeria ütleb, et kui kohe hüppab mingi reklaam üles, et ja, et siin jah, päris palju häid ideid, et olete kindlasti ise olnud ka tähelepanelikud ja märganud, et mis kodulehtede puhul need sellised vead või komistuskivid on. Aga miks see teema üldse on oluline, miks ma sellest räägin, et koduleht on tihtipeale siis esimene kokkupuude sinu brändiga, et võib-olla sa oled tegus kuskil sotsiaalmeedias või klient jõuab siis Google'i kaudu sinu kodulehele ja siis see võib olla siis esimene kokkupuude ja selline esmamulje ja tegelikult külastaja otsustab
3–8 sekundi jooksul ära, et kas siin on temale midagi kasulikku või ei ole, et sellest ma nädala alguses ka avalehe puhul rääkisin sulle, et sellest mina ütlesin see 5 sekundi reegel, et mitu sekundit keegi täpselt vaatab, et see võib nagu varieeruda, aga üldiselt üsna lühikese aja jooksul peaks siis klient aru saama, mis kodulehega on tegemist, mis siit saab. Ja põhimõtteliselt, kui sul on halb koduleht, siis see on sinu jaoks kaotatud võimalus, et kui no loomulikult ei ole oluline, et iga inimene sinu kodulehes nagu võidaks või aru saaks, aga kui see on sinu ideaalklient, klient, keda sa päriselt tahad ja tema vajutab seda back-nuppu ja lahkub, siis see tegelikult sinu jaoks tähendab seda kaotatud võimalust. Et selles suhtes koduleht on oluline ja see on oluline usaldust loov element, et ma olen ka siin rääkinud, et sul võib olla sotsiaalmeediakanalid, aga koduleht ikkagi tekitab seda usaldust, et tegemist on tõsiseltvõetava ettevõttega, et plaanib pikemalt tegutseda. Sest eriti söögikohtade või selliste ettevõtete puhul, et kui neil on ainult Facebooki leht, ma mõtlen, et kas ta homme üldse on lahti, et võib tekkida nagu see küsimus, et selles suhtes kodulehte ehitada teatud ettevõtte arengufaasis on oluline ja see teha ka selliseks kliendisõbralikuks ja kõnekaks. Siin vaatan, mis on chatis veel. Jah, veel hindade üle on arutamist, et kui ei ole hindu väljas, et siin jah, see on selline huvitav teema ka tõepoolest. Ja mis on siis juba tulid päris head pakkumised välja, milline see koduleht on siis, mis on siis eemale tõukav. Et nagu ma ka nädala alguses rääkisin, siis tegelikult kliendid otseselt ei mõtle, et see on nüüd sihuke vastik koduleht või midagi. Aga et just on see, et alateadlikult inimene otsustab ära, et siin ei ole midagi minu jaoks ja ma lihtsalt lahkun, et mõni koduleht jah, võib-olla disaini või sõnumi poolest on lausa eemale tõukav, enamasti nad ei ole otseselt nagu peletavad, aga nad lihtsalt ei kõneta ja siis inimesed lahkuvad. Et esimene asi ongi siis need ebamäärased sõnumid, et ei ole konkreetselt öeldud, mis lehega on tegemist, mida klient siit saab, mis see kasu on, et see sõnumi poole ongi siis see, mis kui sa ei kõneta, siis sa kaotad kliendi, põhimõtteliselt nii on. Ja siis, millest me ka rääkisime väljakutse jooksul päris palju, on see, et kui pole selge, mida klient edasi peab tegema, ehk väga paljudel ka siin, kes väljakutsel osalesid, oli puudu see üleskutse call to action. Ja mul hea meel, et paljud lisasid selle ja oluline ka see, et see call to action oleks siis pigem nagu nägemiskõrgusel, et ei pea väga kaugele alla kerima, vaid kohe on mingi üleskutse, mida klient siis tegema peab, näiteks avalehel. Aga ka siis alamlehtedel, et oleks võimalik vajutada neid nuppe, call to action'i nuppe, et see on oluline, et siis saab panna kliendi tegutsema. Muidu ta lihtsalt käib ja on seal kodulehel, aga tal ei ole nagu midagi siis teha seal, et sa ei saa teda nagu tegutsema panna. Ja mida siin ka siis mainiti, siis kantseliit ehk keeruline keel, keeruline keelekasutus, võib-olla pikad laused, pikad ja keerulised laused, erialaspetsiifilised terminid, siis sellised tühjad sõnad, et ma ütleks tühjad sõnad, no neid võib olla erinevaid, aga professionaalne, siis mis siis veel on sellised tühjad sõnad, kvaliteetne, et need on nagu hästi ülekasutatud sõnad, kindlasti neid on veel, aga praegu, mis mul meenub, et need on nagu sellised, no mida kõik kasutavad, et see ei anna, igaüks tahab öelda, et tema toode on kvaliteetne või professionaalne, et tegelikult noh, kui sa korra kasutad enda kodulehel, pole hullu, aga kui igal pool on need siis need siuksed sõnad, et siis no see ei aita kuidagi eristada. Ja siis võib-olla ka lihtsalt selline mull, selline ilus jutt, mis ei vii kuhugi ja ei paku kliendile väärtust, et see on ka nagu selline, mis noh, jah, lihtsalt ei kõneta, et jääb selliseks umbmääraseks. Ja kui puudub ka usaldusväärsus, et siin on ka siis sellised asjad, et kui sul ei ole tagasisidet, sul ei ole võib-olla selliseid usaldust tekitavaid numbreid või logosid, näiteks koostööpartnerite logod või midagi sellist, et ja võib-olla ei ole kontakte, kõik sellised usalduselemendid, et kui puuduvad, siis inimene võib-olla ei usalda. Ja ei usalda ka siis, kui see koduleht võib-olla näeb selline katkine välja või need pildid on täiesti koledad, et mingid sellised asjad ka, et aga tea, et lisaks sõnumile siis kindlasti see, kas on usaldust tekitavad elemendid, kas see koduleht mõjub üldiselt nagu usaldusväärselt, et see on ka siis see aspekt, mis inimesi eemale tõukab. Ja viimaks ka halb kasutajakogemus,
et see see muidugi on eraldi teema, mida inimesed pikalt õpivad ja on tarkvara testijad, kes selle UX disainiga tegelevad. Aga põhimõtteliselt, kui see menüü on segane või see ei ole hästi struktureeritud, võib-olla jah, seal on nagu raske seda kodulehte kasutada, et siis see tõukab ka klienti eemale, et see on liiga keeruline tema jaoks sealt lehelt midagi sobivat leida, et siis võib ka kliendi kaotada. Vaatan, mis siin veel vahepeal on meil kommenteeritud. Ja unikaalne tühisõna ja et igasuguseid selliseid ülekaudsed sõnad, et võib-olla peaks kunagi tegema sellise toreda nimekirja, et mis need on, et ja siis noh, millest ma täna ka räägin, et väga langetakse selle õnge ka, et öeldakse meie, meie ja meie. Aga et selle asemel, et keskenduda siis selle kliendi kasule, et vahepeal jah, sa võib-olla mõnes lauses sul on see meie, aga kui see on igas lauses, siis see on ka selline halb märk. Et sellised teatud sõnad, mis ka nagu ei anna midagi. Ja ka mida siis kliendid tegelikult otsivad. Et inimene tahab siis saada väga kiiresti aru, et mis see kasu siit on, mida ma siit saan, et sul peaks siis olema selline mingi väärtuspakkumine või mingi lubadus või kuidas sa kliendi muret aitad lahendada, et see peaks siis kohe kodulehel olema lihtsalt ja selgelt väljas. Ja üleüldiselt mina soovitaksin pigem lihtsamat sõnastust ja sõbralikku tooni, et isegi kui sul on keerulised ärilt ärile tooted, siis võta arvesse, et seda loeb ikkagi teine inimene ja enamasti selline pigem sihuke sõbralik toon on see, mis inimest kõnetab ja tekitab sellise sideme inimesega, et sellepärast sõltub brändi häälest, aga mina enamasti pooldan ka pigem sinatamist, mitte teietamist, sest teie tekitab kohe sellise distantseeritud mulje. Et kui sa pöördud otse inimese poole, ei räägi üldiselt ega teietades, et siis sa saad lugejaga parema kontakti. Ja mida just oli ka juba mainitud, et siis need selged üleskutsed, mida tegema peab ja üleüldiselt, et klient tunneb, et see leht on tema jaoks, et siin on midagi talle. Et siin muidugi see kliendi persona loomine, see on selline võib-olla eraldi teema. Et aga mul oli ka siin just eile oli huvitav olukord, et ma ka olin ühel teisel koolitusel siis lektoriks. Ma rääkisin maandumislehtedest ja seal oli ühel inimesel oli maandumisleht ja ta müüs selliseid komplekte, laste õppekomplektid, et saavad kasutada nii lapsevanemad kui ka lasteaiad ja maandumislehel oli peamine rõhk sellel, kuidas need lastele meeldivad või lapsi arendavad. Aga tegelikult see ostja või kes ostuotsuse teeb, on ju hoopis lasteaia juhataja või direktor ehk ta ei kõnetanud õiget sihtrühma, et tema tekst rääkis ainult lastest, kuidas lapsed sellest kasu saavad, aga ei pöördunud ei rääkinud selle direktori või lasteaia üldistest muredest või kuidas see komplekt aitaks siis just nende probleemi lahendada, võib-olla siis numbrite või tähtede õpetamisel. Et mõnikord sa võid ka puusse panna tõesti sellega, et sa ei tea täpselt, kes su klient on ja sa kõnetad nagu valet sihtrühma, et see võib ka olla, et siis ei kõneta õiget inimest nii-öelda. Et see on ka selline hästi oluline asi, mis tegelikult siis turundustekstide, kodulehe tekstide kirjutamisel on pool aega. Mõttetöö on sellele, kes see klient on ja mida paremini sa seda klienti mõistad, seda paremad tekstid ja sõnumid sa tegelikult lood, et sellele tasub ka kindlasti oma aega panustada. Ja siis, mis muudab siis kodulehe kliendisõbralikuks? Ja mis ma juba olen ka rääkinud ja mis on siit ka välja tulnud, siis see selge sõnum, et millest klient aru saab ja mida ta mõistab. See struktuur on lihtne ja loogiline, seal ei ole suuri tekstiblokke, seal on liigendatud, seal on konkreetsed üleskutsed iga natukese aja tagant ja see ka disain on siis kasutajasõbralik. Et siin võib olla veel aspekte, aga need on need, mida ma siis praegu välja toon. Et kodulehe puhul jah, võib erinevad sellised aspektid võivad mõjutada, aga mina ütleks,
et alati see visuaal või disain ei ole selline võib-olla esmatähtis, et kui juba ta võib-olla tohiks olla otseselt kole, aga kui see sõnum ikkagi ei kõneta, siis ei ole sellest ilusast disainist eriti midagi kasu, et see sõnum peaks ikkagi olema ka nagu läbi mõeldud. Ja koduleht siis peaks ka usaldust looma ja olema selline ehe, et inimesed usaldavad seda, mis tundub ehtne. Ja sellepärast ma soovitan kindlasti päris fotosid, mitte pildipangast võetud visuaale, kui sul on võimalik teha ilusad pildid fotograafi juures, mis näevad professionaalsed välja, et koduleht kindlasti ei ole see koht, kus mobiiliga tehtud pilte kasutada, mis on väriseva käega tehtud ja udused, et pigem investeerida sellesse, et fotograaf teeb sinust ja toodetest ilusad pildid, et see kindlasti jätab ikkagi palju professionaalsema mulje. Ja millest ma ka siis olen rääkinud sellel nädalal ja ka täna on siin jutuks tulnud, et klientide tagasiside, erinevad tunnusmärgid, logod, sertifikaadid, usaldust tekitavad numbrid. Et kui sul neid usaldusmärke ei ole, siis klient võib ka tunda, et see ei ole midagi tema jaoks, et kas seda kodulehte võib üldse usaldada, kas ta julgeb siit tellida, et tasub aega ja energiat panustada sellele, et sul on need usaldust tekitavad elemendid kodulehel olemas. Ja siis ikkagi jälle see mõtteaine, et kas sa räägid ainult iseendast või sa pakud kliendile väärtust. Et terve internet on täis sellest, selliseid lehti, mis on mina või meie positsioonilt. Aga sa peaksid mõtlema isegi, kui sul on persoonibrändi leht, et jah, sina oled, aga kuidas sa klienti aitad, kuidas sa tema muret lahendad ja mida see sinu toode või teenus talle annab, et see on ikkagi ääretult tähtis. Ja kui sa ei tunne enda klienti, sa ei tea, mis on tema valu, siis sa ei oska tegelikult ka teda kõnetada ehk mis on kasu kliendile, et selle peale tasuks selle tasuks mõelda ja aega ja energiat kulutada. Et siin siis mõned näited tekstis meie positsioonilt, et õpi meid tundma. Me armastame turunduse igas nüanssi, oleme turundusega tegelenud peaaegu 2 aastat ja hallanud erinevaid sotsiaalmeediakontasid ja nii edasi. Ühtlasi leiab tehtud tööde alt ka meie poolt valminud veebilehti, et see meie ja meie, et ma tean, et see võib sisse lipsata kodulehe tekste kirjutades see aspekt, aga kui sa kipud liiga palju seda meie või mina kasutama, siis mõtle, kuidas sa saad selle lause sõnastada nii ümber, et see oleks kliendi jaoks kliendi aspektist või kliendile kasulik. Loomulikult keelatud ei ole sõna meie kasutada või mina, aga mõtle, kuidas sa saad kliendile rohkem kasu pakkuda ja sõnastada teksti niimoodi ümber, et see oleks rohkem klienti kõnetav. Et siin ka, mis on liiga üldine, et näiteks meie kogemused teie käsutuses, et selline pealkiri lehel, et see, ma ütleks ka, et see ei ütle eriti midagi, et millised kogemused ja et kas sa oled siis, ongi siis selline ettevõte, kes on nagu kliendi käsutada, et hästi huvitav pealkiri selles suhtes. Ja siis selle raja, siin on ka siis sellised sõnu sisaldav, mis on hästi kantseliitlikud, et mõelda ja tegutseda kompleksselt, tagame oma klientidel professionaalse meeskonna, nüüdisaegne tehnika abil pikaajaliselt funktsioneeriva taristu. Et ma ütleks, et see mõttelõng hakkab juba siin ära kaduma, et sellised, aga mõned eriti ärile ettevõtted, nad siis tunnevadki, et nad peavad nagu sellist keerulist teksti kirjutama, et näida nagu usaldusväärsemalt. Aga jah, siis peaks mõtlema, kuidas sellist kantseliiti ja sellist võib-olla meie positsioonilt kirjutamist, kuidas sa saad seda enda kodulehel siis vältida. Ja ma ütleks, et väikestel muudatustel võib olla väga suur mõju. Esimene asi ja mida me vaatasime ka nädala alguses, on see, et muuda siis pealkiri kliendile kutsumaks. Et kas sul on pealkirjas kohe öeldud see kasu või on esimeses alapealkirjas või alalõigus kohe kirjutatud, mis kasu klient siit saab, kuidas see tema muret lahendab, et see annab hästi palju juurde. Pluss see, et sul on kohe öeldud, mida klient tegema peab, kuhu ta vajutama peab, kus ta midagi otsida saab, et sul on liigendatud konkreetsete üleskutsetega leht. Ja oluline on ka siis olulist infot esile tõsta, et klient näeks ka, et mis siin on, et väga paljud inimesed ju lihtsalt niimoodi skännivad lehti, et selleks pannakse ka palju sõnu nagu bold'i, kasutatakse neid punktloendeid
või kaldkirja, et ka tekst oleks siis ilusti kujundatud, et inimene näeks, leiaks üles enda jaoks siis seal olulise info. Ja siin sulle ka lühike harjutus, mõtteaine, et sa vaata oma kodulehe esimest lõiku, et kas see räägib sinust või sinu kliendist ja kas see tekitab siis kliendis huvi. Et saad mõelda, et praegu võib-olla siin pikemalt ei peatu, aga sa saad ise siis vaadata ja mõelda, kas see on sinu kliendi jaoks kasupakkuv. Ja iga alamlehe puhul, ma ütleks, et pealkirja esimesed lõigud on sellise võtmetähtsusega, et sa pead nendele nagu rõhku panema ja vaatama, kas sealt kohe on mingit vau-efekti, et algus on nendel tekstidel päris oluline. Ka blogi puhul näiteks, et kas see algus, kas see on lihtsalt üldine sissejuhatus, mis räägib maast ja ilmast või see juba ärgitab klienti või paneb teda nagu mõtlema, et see on nagu selline turundustekstidel siis selline oluline asi, et ei hakka vaikselt soojendama, vaid kohe asja juurde, kohe, kas siit on midagi, mis kasu sa pakud, miks see oluline on, et hästi selline kiire selline lähenemine, et kus sa kasu või sellise valu kohe välja tood, et see on nagu selline tähtis asi. Ja enne, kui me lähme siis tänaste veebilehtede, kus ma hakkan siis üle vaatama veebilehti, siis ma teen siis kokkuvõtte, et mis on siis veebilehe puhul oluline. Et selge ja lihtne sõnum lihtsas keeles, et see oleks siis sinu kliendi jaoks arusaadav, et ta ei peaks kaua mõtlema, et mis see kõik tähendab. Sest mõnikord võib juhtuda ka see, et sa mõtled omaruga väga nutika kontseptsiooni välja, aga kui klient peab liiga kaua mõtlema, mis see kõik tähendab, siis sa oled tema ka kaotanud. Ehk liiga keerulisi kontseptsioone ja selliseid sõnumeid ei tasu võib-olla kasutada või see on nagu riskantne. Siis, et su veebileht oleks loogilise ülesehitusega, et lihtsasti leitav info ja konkreetsed üleskutsed, mis panevad külastaja tegutsema, et see koduleht oleks usaldusväärne, et see oleks usaldusväärsust tekitavad elemendid ja lõpuks ka see, et fookus oleks siis kliendil, mitte sinul. Et see on siis minu sõnum sulle ja sul on võimalus enda kodulehte sellest aspektist üle vaadata. Et väljakutsevideod on siis meie sisuloome ABC grupis siis esmaspäeva õhtuni järelvaadatavad, sa võid neid laive järgi vaadata. Esmaspäeval me rääkisime siis avalehest, teisipäeval rääkis Heidi Blomberg konkurentide analüüsist, neljapäeval oli külas Maria Palusalu, kes rääkis enda kodulehest ja maandumislehtedest, kuidas tema neid teeb ja mis tema ettevõttel on kõige rohkem kasu toonud. Ja siis tänane webinar siin sinu ees, mida saad ka siis pärast saadan, on meil grupis üleval ja saadan ka sulle YouTube'i lingi, et saad rahulikult üle vaadata ja enda kodulehte veel läbi mõelda sellest aspektist. Aga hakkame siis veel vaatama mõningaid veebilehti, kes on esitanud auditiks. Et ma ütleks, et päris raske oli valida, ma viimase hetkeni mõtlesin, mida ma võtan siis auditiks. Aga ma alustaks siis Valeria kodulehest, et Valerial on coach'i koduleht ja ma jagan enda ekraani. Et Valerial oli põhiline mure oli siis selles, et ta ütles, et ei ole Google'is leitav tema koduleht. Vabandust, natuke vale asi ees. Nii, positiivne muutus, just nii. Et Valeria vist on ise ka siin, et siis Valeria võib ka kommenteerida või minuga vestelda. Ja tere! Tere, Valeria, väga tore. Ma võtsin siis sinu lehe analüüsimiseks, alati tore. Coach'id on tihtipeale esimesed, kes on kohe nõus. Varem ka kogemus sellega, et coach'id on julged inimesed, kes julgevad kohe ennast välja panna ja et analüüsida. Et see on väga tore, aitäh sulle. Ja vaatasin siis sinu lehte ja mis mulle väga meeldib, et need rõõmsad värvid, see kollane, see pilt graffitiga, et see on hästi selline isikupärane ja hästi rõõmsa mulje jätab, et üldiselt see kodulehe visuaalne külg mulle väga kohe meeldis ja tekitab. Aitäh sulle! Ise kõik välja mõeldud. Ise kõik välja mõeldud, jah? Ja. Mis sa oled teinud selle kodulehe? Selles mõttes, et nagu ma olen seda disaininud ise, kõik, mis need värvid, ise ma olen ikkagi pussinud nendega ja mõelnud, mis on minu brändi värvid võiksid olla.
aga no tehniliselt ma ikkagi olen palunud minu ühte head tuttavat, kes seda kõik mulle tegi, sest peale seda, kui ma 2 korda olen osalenud kodulehe väljakutses, ma sain aru, et ei, ma ei saa sellega hakkama ja mina otsustasin, et ma ikkagi palun kedagi, ütleme niimoodi, kes teeks selle asja ära, aga kõik see, et kõik tekstid ja kõik seda mina olen ise välja mõelnud. Jaa, väga vahva. Kas te küsitakse, kas arvestasite ühte kodulehe näidet? Ma loodan, et ma jõuan võtta veel kas 1 või 2, näiteks 2 või 3 lehte, aga alustame siis Valeria lehest ja mida ma siis vaatasin, et mulle meeldis ja see värvilahendus ja tegelikult ka on sul siin avalehel ka tabatud ära see kliendi probleem, kes coaching ut otsib. Et oled väsinud õige hetke ootamisest, elu sõidab unistustest lihtsalt üle ja soovid ellu positiivseid muutuseid, aga ei tea, kust alustada. Et sa tead, et milline see sinu kliendi probleem on ja see on siia toodud ilusti ja sul on olemas ka call to action ehk võta ühendust. Et ma ütleks, et see pool on hästi hea. Aga mida ma nüüd jäin mõtlema, et sul tegelikult siin tundub, et need laused on lihtsalt siin bold'is, ehk sul ei ole H1 pealkirja ehk pealkirja lehel, mis on hästi oluline just ka SEO mõttes, et sul oleks lehel pealkiri. Ja need juba sellised küsimused, et nad on sellised nagu natuke sotsiaalmeedialikud, ehk ma tegelikult pigem soovitaks panna sellise nagu H1 pealkirja, mis on nagu kas väärtuspakkumine või kohe mida siit saab. Et kui ma siin vaatan plugina, SEO plugina ka, et siis näed headings missing, et sul ei olegi pealkirja. Et aga ma vaatan, et mis sa oled siia Google'i jaoks pealkirja pannud, et positiivsed muutused coaching'u abil, et äkki midagi sellist võikski olla siis sinu lehe pealkiri. Et võib muidugi ka midagi muud välja mõelda, aga ma soovitaks, et sul lehel oleks pealkiri, et näiteks positiivsed muutused coaching'u abil ja siis tuleks alamlõik, kus sa räägidki siis kliendi murest, et sa oled väsinud õige hetke ootamisest, sa tahad muutusi, aga ei tea, kust alustada ja siis tule coaching usse ja saad lihtsalt ja kiirelt juba siis esimesed sammud, kuidas enda elu muuta või midagi sellist. Ühesõnaga, ma soovitaks seda ülesehitust selles suhtes natukene muuta, et oleks pealkiri olemas ja tihtipeale ka siis need märksõnad pannakse ka pealkirja, kui sa tahad Google'ile optimeerida. Et tead, selline mõte, ma ei tea, kuidas see Valeria sulle tundub? Ja, võtan vastu, panen kirja. Ja siis teine asi, mis ma mõtlesin, et siin kodulehel, avalehel ei olegi nagu rohkem, et ongi see avalõik, aga sa võiksid kas siis enda tuttavale, kes sind aitas, et natukene arendage seda esilehte edasi. Et noh, näiteks siin võikski siis olla ka mingid usaldust tekitavad elemendid, tagasisidet, mingid numbrid, et palju sa oled coach inud kliente. Veel siis näiteks lühitutvustus sinust, loe lähemalt, et oleks sellised plokid avalehel ka, et see oleks nagu alla keritav, sest tihtipeale inimesed hakkavad alla kerima, et jah, osad inimesed lähevad siia menüüsse surfama, aga väga paljud tänapäeval on harjunud sellega, et leht on nagu alla keritav ja et siin saab rohkem lugeda. Ja ka Google'i mõttes, et see leht siin, ma näen, et siin on nüüd 96 sõna, et tegelikult vähemalt 300 sõna peaks olema siis üks alamleht, mis tahate Google'ile optimeerida lehte, et siis tasuks seda ka nagu selles mõttes nagu pikemaks teha. Ja siis eks jah, muidugi see Google'i optimeerimine, et siin on 200 erinevat faktorit, mida Google arvestab, aga noh, lihtsamad asjad on võimalik ära teha, et kõik selleks kõigepealt tuleb teha märksõnade analüüs ja natuke mõelda, et mis märksõnale mingi leht teha. Et seda ma juba täna siin ei jõua vaadata, aga jah, et võib-olla kui sa siit saaksid alustada selle avalehe nagu täiendamisest, et see oleks minu soovitus. Et isest siin alamlehed vist on päris ilusti sul nagu tehtud, näed, siin on nagu ilus coaching'u võtta ühendust ja plokid ja ma ütleks, et siin on juba päris hästi nagu ehitatud, aga ma soovitaks seda avalehega ka natukene tööd teha. Ehk siis nagu pikendada, saan ma õigesti praegu aru? Jaa, et oleks alla keritav, et ka alamlehel oleks, tegelikult igal lehel võiks olla need usaldust tekitavad elemendid, kas need tagasisided, need numbrid, mingid tunnusmärgid, diplomid, et ehitada nagu seda avalehte ka nagu pikemaks. Just, see oleks minu peamine soovitus sulle täna. Okei. Ma loodan, Valeria, et sa said siit mõtteid, et on kust nagu edasi minna, aga et jah.
aitäh! ja aga üldmulje jah, selline kujunduse mõttes on hästi positiivne ja hea emotsioon tekib siit seda lehte vaadates, et aga annab veel natukene arendada edasi ja tööd teha. Ja siis Külli küsib vahepeal, kas igal lehel peaks olema erinev märksõna. Jaa, et see on tõsi, sest muidu need lehed, sa ei taha iseendaga Google'is võistelda, et võiksid olla jah, erinevatele märksõnadele need alamlehed optimeeritud. jah, ma tean ma olen varem ka coach idega tegelenud, et coaching us ongi see, et kui sul on teenuseleht ja siis avaleht on mõlemad coaching ul, et siis tekib see probleem, aga siis peab natuke mõtlema, et kuidas seda lahendada just SEO mõttes, et see on jah, selline SEO teema natukene. Sirle küsib, kas avalehel võiksid olla ka viimased blogipostitused. Jaa, miks mitte, kui sul on blogi, siis võib-olla jah, et tahad loe seda blogipostitust, siis võib-olla ka teenuste kohta selline kokkuvõte ja kliki siia, et erinevaid siis blokke, kuhu inimene saab klikkida, mida vaatama minna. Minust lühitutvustus, et kõik sellised asjad võiksid avalehel olla. Nii, aga ma võtaks siis veel, jõuaksime võtta ühe inimese, et ma küsiks, kas siin on kohal Merilin Unemaailmast või Kaia Tehkonsapp, et ma mõtlesin neid lehti vaadata, et kas te olete siin kohal, ma täpselt ei tea, kes mul siin on, et andke märku chatis või öelge jaa. Et jah, ma oleks tahtnud analüüsida, kes on kohal. Triinu Traumann, jah. Triinu, mis leht sinul oli? Et ma tõesti võtaks hea meelega kellegi, kes on nagu otse kohal. Kohe panen ekraani kinni, et võtta sinu leht siis lahti. Triinu Traumann, aitäh. Et ma küll ja alguses mõtlesin siin ka võtta mõne e-poe, et Triinul vist oligi e-pood, et aga vaatame siis Triinu lehte. Nii, kohe võtan lahti. Nii, Muhu disainrõivad ja aksessuaarid. Et ma ütlen ausalt, ma sinu lehte nüüd ma ei ole ette valmistatud seda analüüsi, aga vaatame jooksvalt, et mis siin teha saab. Jah, ma mäletan, et nädala alguses sul veel ei olnud seda pealkirja sellist lehel, et oli lihtsalt siin logo, et siin on juba selles suhtes, sul on edasiarendus toimunud. Et võib-olla ma ütleks, kindlasti need tooted sul ongi sellised hästi kirjud, aga ma ütlen, et kas see pealkiri siin ei ole väga hästi silmatorkav, et võib-olla siin võiks olla siis kas tähtedel on mingisugune rant või siis on siin, see on mingisuguse sellise ploki peal, et oleks paremini see pealkiri siis nagu nähtav. Ja jah, siis siin on siin ka ütleme alguses ei ole call to action'it, et võiks olla, et siis vaata tooteid või mine e-poodi või mingi üleskutse. Siin allapoole kerides muidugi tuleb see tutvustust erilisust hindavale kandjale. Ma ei tea, kas sul on nendel toodetel ka mingid nagu hinnad, et tegelikult hästi hea e-poel oleks, kui kohe tuleks mingisugune paneel, kus on tooted konkreetsete hindadega ka, et muidugi võivad ka kategooriad olla, aga et oleks nagu selles suhtes hea ka see selline hinnapaneel, hindade, nagu toodete paneel selles suhtes. Jah, ma tean, e-poodis hästi palju kasutatakse seda sõna nagu populaarsed tooted, aga ma ütleks, hästi hea oleks kuidagi nagu panna midagi nagu isikupärasemad ehk klientide lemmikud või mitte unikaalsed, aga sellised Muhu disainiga, Muhu mustritega ülerõivad või midagi, et lihtsalt tooted, mida spetsiifilisem või sellisem isikupärasem sa saad nendes alapealkirjades olla, seda kõnekam su kliendile on. Silmapaistvad praktiliselt joped, et see on nagu hea, et selles mingi soojad kindad või mis kindad need on, et nagu võib veel nagu minna spetsiifilisemaks ja siin võib-olla oleks ka hea, kui need pealkirjad oleks kõik üleval, et mitte osad on all ja osad on üleval, et see oleks nagu see kujunduse mõttes nagu parem. Siin on jah kandjate lemmikumaks saanud mustrid, jah, et siin on jah päris lahedaid asju. Ja siin all on kontaktid ka.
aga e-poe puhul ma ütleks, et hästi hea oleks ka sellised paneelid, et kui kiire transport on kliendi tugi, et kas see on 24/7 või on tööpäeviti või kus, et mingid sellised paneelid, et kuidas tellida saab tasuta transport, mis summast. Sellised usaldust tekitavad elemendid võiksid olla nagu e-poes ka olemas. Nii. Kes ütleb, et populaarset toodet võib ka vastupidi, et ei taha seda, mida kõik ostavad. Nojah, võib-olla see, kes on sellist omapära hindav, et see jah, valibki need, et on sellised erilised kangad ja erilised riided. Et ühesõnaga siin ma ütleks sellist nokitsemist oleks, aga juba see asi liigub paremuse poole. Et mõtled, Triinu, kas sul on endal mõnda küsimust mulle, et ma praegu ei oskagi. No selles mõttes, eks ma selles mõttes paralleelselt praegu teen ka uut kodulehte, et ma siis selles mõttes, et praegu nagu selle pealt võib-olla siis võtaks nagu mingid copy-paste'i vaated, mida siis et mul on see praegu selline platvorm, mis ei võimalda nagu vaata väga palju mingisuguseid neid kujundusasju muuta. Et ma teen uuele platvormile, et kus saabki rohkem nagu tõesti nagu kas selle teksti siit kirja pealt paremini esile tuua või neid nuppe nagu rohkem lisada. Et kus nagu kujundus ongi, et siin allpool see populaarsed tooted, et viskab pealkirja üles, pealkirja alla, et selles mõttes, et neid ma vaata muuta ei saa. Et selliseid asju on hea teada, et ma siis näiteks uuel kodulehel ühtsemad. Jaa, et selles suhtes jah, ma loodan, et sa said siit väljakutset ideid, et mida arendada ja paremaks muuta, et kindlasti jah, ja rõhuta ka siis seda rohkem, et kellele need on, et on erilisust hindajal kandjal, aga et kui sa tahad silma paista ja eestimaise Muhu mustriga, siis see on sulle või kuidagi jah, et rohkem seda ka teksti, et miks need erilised on, et mis on nende eelised ka võib-olla, et mis materjalid või kuidas see trükk on, kas on looduslähedane, kõik sellised kasud või omadused ja kasutegurid võiks ka siis välja tuua, et kas mingite punktidena või kuidagi, et jah, et millised need kangad ja kõik on, et seda kindlasti inimesed tahavad teada, et võib-olla sul kuskil on see, aga et siin praegu avalehel ei torkanud lihtsalt silma. Nii, aga ma loodan, et see andis sulle ideid, et see väljakutse andis sulle ühesõnaga ideid, et kuidas enda kodulehte edasi arendada. Ikka hea, aitäh. Ja aitäh sulle. Nii, meil aeg tiksub praegu päris kiiresti, et me täna siis rohkem ma ei jõuagi neid kodulehti vaadata, aga ma räägin sulle veel, mis võimalused on, et kuidas ma saan sind veel aidata, mis võimalused on minuga siis koostöös. Et tegelikult, nagu ma mainisin alguses, et mul on olemas selline sisuloome mentorgrupp, kus tegelikult igakuiselt pakun tuge siis väikeettevõtjatele, turundusspetsialistidele ja virtuaalassistentidele just siis sisu loomisel ja tekstide koostamisel. Et meil on 2 korda kuus ongi Zoomi kohtumised ja juba järgmisel nädalal, 8. aprillil on meil ka siis küsimuste kõne, kus ma vaatan siis kodulehti üle. Seal ma lähen siis teemadesse rohkem sügavuti, et vaatan kõiki SEO aspekte, vaatan siis tekste hoolikalt, vaatan ülesehitust, et annan nõu siis osalejatele ja ka teised osalejad saavad siis arvamust avaldada. Ja miks ma sellise ütleme, mentorgrupi olen loonud, et kui ma ise just alustasin siis turunduse valdkonnas, et siis ma tundsin puudust sellisest just mentori nõuannetest ja kogukonnast, kus saaks siis sisuloome osas nõu. Sest sisuloomega võibki olla see, et see vahepeal võib muutuda väsitavaks, sul võib kaduda järg, sul ei ole vahepeal ideid või kui sa tegutsed ka vabakutselisena, siis ei ole kellegiga nagu suhelda, kellegi arvamust nagu küsida. Et sellepärast ma siis olengi selle mentorgrupi loonud ja seal teemegi seda kodulehtede analüüsi regulaarselt. Ja et mitte ise siis väga palju rääkida, ma jagan sinuga ühe enda kliendi osaleja siis tagasisidet, et tema, mida ta on siis mentorgrupi kohta öelnud. Nii.
ma pidin panema vist selle helisid ja share sound, mis peaks tulema koos heliga ilusti. Tere, mina olen Stiina, ma olen vabakutseline turundusspetsialist ja ma olen praeguseks sisuloome mentor grupis olnud 5 kuud. Liitusin sellepärast, et saada uusi mõtteid ja küsida nõu, sest vabakutselisena ei ole just eriti palju inimesi, kellega arutada, sest et sul ei ole tihtipeale oma tiimi isegi. Ja neid uusi ideid ja head nõu olen ma siit tõesti väga palju saanud. Ka klientidele olen tihtipeale öelnud, et vot selle ettepaneku tegi ka minu oma mentor Laura ja et need mõtted näiteks, mis ma kliendile edasi ütlen või ettepanekut teen, et siis see lisab nagu kaalu juurde, kui ma ütlen, et vot ka mentor Laura arvas, et siit selle kodulehe asja võiks veidi ära muuta. Ja klientide tagasiside on olnud ka väga hea, et need ideed on aidanud tõesti muuta nende organisatsiooni palju nähtavamaks ja professionaalsemaks. Lisaks nendele küsimuste-vastuste voorudele, mis meil siin igakuiselt on, olen saanud ka palju abi veebis olevast sellisest veebinaride moodulitest. Seal on üle 30 tunni jagu väga sisukat infot veebinare siis SEO kohta, bloginduse, emailiturunduse, copywritingu kohta. Ja see on olnud ka väga kasulik ja hästi praktilised veebinarid just, et kuidas praktiliselt ikkagi see SEO enda kasuks pöörata ja nii edasi. Ja kolmandaks ma tooks sellega välja, et Laura on minu meelest täiesti erakordne tagasiside andja, et lähed värisevate jalgadega oma tekstikesega tema juurde, et ta oskab olla ülimalt toetav ja hästi konstruktiivne oma ettepanekutega ja tekitab kohe sellist eneseusku, et ma suudan küll, oskan küll kirjutada. Ja kokkuvõtteks, kui tahaksid paremini oma klientidega sidet saada läbi kirjutamise, paremini algoritmidega läbi saada, siis kindlasti soovitan liituda selle mentorgrupiga. Nii, see siis Stiina tagasiside minu mentorgrupile. Ja ma räägin sulle veel natukene, mis mul seal veel on, et saaksite aimu, et kas see võiks olla midagi ka sinu jaoks. Et ongi siis erinevad meil salvestatud videod juba, ja meil on päris palju aasta aega oleme teinud seda, ma olen nii eelsalvestatud videosid, kui ka meil on olnud webinare erinevatel teemadel. Ja esimeses moodulis saabki siis läbi mõelda enda sõnumi ja brändi hääle, kuidas, kellele sa üldse kirjutad, kelle poole sa pöördud, kes su klient on. Siis hästi mahukas ja hea moodul on meil siis copywriting. Ja siin on kodulehe tekstide kirjutamist, kuidas sa kodulehe tekste kirjutad, kuidas sa kirjutad minust lehte, kuidas sa kirjutad avalehte, müügi, siis teenuse tootelehtesid ja erinevad tehnikad, copywritingu raamistikud, mis aitavad sul paremaid reklaamtekste luua kodulehele või sotsiaalmeediasse, et kõik see copywritingu teema on mul siin lahti võetud. Blogi kirjutamine, blogist on ka meil siin täna natuke juttu olnud, et kas avalehel kuvada blogi ja nii edasi, et aga blogi poole pealt ma ütleks, et just viimane selline webinar oli päris tore meil, kus ma rääkisin sellest, et kuidas AI ajastul kirjutada blogi ja kuidas eristuda. Sest väga lihtne on panna juba chati sisse, et ta teeks seal mingi blogipostituse, aga kui kogu internet on selliseid ühesuguseid täis, et kuidas sa saad eristuda, et see on näiteks üks tore webinar, mis meil on ja samas ma räägin ka sellest, kuidas siis blogi optimeerida, et sa üldse blogiga otsingust välja tuleksid. Et see on meil siis selline moodul, siis on meil SEO, milliseid tööriistu kasutada, kuidas märksõnade analüüsi teha, üldse kodulehe optimeerimise alused, kuidas veebilehega siis autoriteetsust tõsta, et Google'ile veerepärasem olla. Et kõik see pool ja me väga tihti ka siis need küsimuste ja vastuste kõnedel vaatame siis osalejate kodulehe SEO-d üle või on need küsimused selle kohta, et alati siis saab ka üle küsida, kui midagi nagu segaseks jääb, et see on selline keerulisem teema, aga sellised põhialused võib-olla alustajale SEO, et ma ei ole
sest ma ei ole nagu tehnilise SEO spetsialist, aga ma oskan selle poole pealt hästi aidata just, mis puudutab tekstide optimeerimist ja selliseid SEO põhitegevusi kodulehel näiteks. Siis on meil siin meiliturundus, et ka siin väljakutsel küsiti veel jutuks, et kuidas ikkagi siis maandumislehti teha ja neid automaatikaid, et seda ma kõike õpetan, kuidas uudiskirju kirjutada, mis oleks köitvad. Meil oli tervitusseeria loomise siis koolitus hiljuti ja nüüd on tulemas ka maikuus, kuidas siis ConvertKitis ehk Kitis teha automaatikaid ja kuidas üldse inimesi enda meililisti saada. Et ka selline meiliturunduse moodul on meil siis siin sees. Ja räägime ka eesti õigekeelest, et on mitu korda teinud siis kirjavigade teemalisi webinare. Meil on ka külalisesinejaid käinud, kes eesti õigekeelest on rääkinud, milliseid tööriistu kasutada, et eesti õigekeelt kontrollida, mis on usaldusväärsed allikad, mis ei ole nii usaldusväärsed. Et see pool on siis meil ka siin mentorgrupis kaetud. Ja siin on veel ühe armsa kliendi tagasiside, et Silja Ustav, Silius Green, ta siis mentorgrupis saigi teada, et kuidas siis üldse läbi mõelda, et kes on tema klient ja kelle ta soovib müüa. Ja ta oligi väga üllatunud, et kui nagu ebaselge tema koduleht tegelikult enne oli. Ja ta ütles mulle ka seda, et nüüd viimases kirjas just ütles, et postitusi ja müügikirju tehes on tal alati minu koolitustel saadud märkmed nina ees lahti, et on kasuks siis nende müügikirjade ja copywritingu osas nagu need koolitused, mis ta nagu teadmised on saanud. Ja tema kodulehe ta lubas ka nagu näidata, milline tal enne oli ja milline pärast, et alguses tema avaleht oli selline, et isegi ma ütleks, meil osalejad ei saanud aru, mis lehega on tegemist, et pakuti, et see on mingi taastuvenergia ja mingeid muid pakkumisi oli. Aga et siis mentorgrupis osaledes tema koduleht sai selliseks, et sinu ustav partner taimehoolduses, et kuna ta on aednik, ja siis ka, et pöördub kliendi poole konkreetse küsimusega, et kas sul on kaunis roheala, kuid aega või oskusi napid, et tegeleda järjepidevalt selle hooldamisega. Olen Silja Ustav, kutseline aednik, olen siin selleks, et aidata sul hooldada või luua kaunist elujõulist roheala nii toas kui õues ja siis tutvu teenustega. Et ma ütleks, et päris suur muutus, enne ei saanud inimesed arugi, mis leht on ja pärast siis tal on väga selgelt öeldud, mis leht see on, mis probleemiga klient tema poole võiks pöörduda ja mida ta pakub, kuidas ta klienti aitab ja on ka üleskutse nägemiskõrgusel. Et Silja siis sai oma kodulehele väga sellise palju abi, et võib-olla ta saaks veel siin edasi arendada, praegu tal oli just kiire periood, aga et vähemalt nüüd avaleht on selline, mis on kutsuv ja arusaadav, et selline kogemus siis Siljal mentorgrupis osaledes. Ja järgmisel nädalal mul on sulle selles hea uudis, et meil on kodulehtede analüüs Sisuloome mentorgrupis teisipäeval kell 2. Ja juba meil olemasolevad liikmed on siin oma kodulehti esitanud, et seal tuleb nii SEO teemasid kui ka sellised, mis rohkem teksti parandamist vajavad. Aga ma saan sinna veel võtta inimesi juurde, kes tahab, et ma tema lehte vähemalt vaataksin, põhjalikumalt analüüsiksin. Ja mis siis veel, et meil tegelikult jah, see mentorgrupis praegu ei ole väga palju inimesi, et meil on kuskil 15 inimese ringis ja ma saan anda küllaltki personaalset tagasisidet kõigile, et kui on see kodulehtede analüüs olnud, üldiselt kõik, kes on tahtnud, ma olen saanud üle vaadata, analüüsida, nõu anda ja arutada, siis saame ka omavahel neid teemasid. Ja kuidas meil siis see mentorgrupp toimib? Mainisin, et kohtumised on Zoomis ja on siis need videoloengute moodulid, mida saad iseseisvalt läbida ja saad alati siis minult küsimusi küsida ja tagasisidet paluda. Et jah, see on siis selline 2 korda kuus üldiselt on meil need kohtumised. Ja siin on ka veel hästi tore liige, siis Veronika Kolesova, kes on virtuaalassistent ja fotograaf. Ja tema ütles mulle just, et ta mentorgrupis on hästi palju abi saanud just SEO mõistmisel, et enne ta ei osanud väga hästi seda märksõnade analüüsi teha ja kõiki neid pealkirju ja pilte optimeerida, aga et nüüd ta siis sai need vajalikud teadmised ja et alati ta saab ka siis neid nippe, kuidas blogisid ja reklaamtekste kirjutada. Ja mis mul väga hea meel Veronikale ka, et kui ta tuli meie mentorgruppi, siis ta tegelikult veel töötas ettevõtte juures, aga nüüd ta siis on 100% vabakutseline
ja ta pakub ka tegelikult kodulehtede tegemise teenust, et noh, ma ütleks, et väga palju ei ole neid tegijad, kes teevad nii visuaalseid kaunid kui ka hea sõnumiga lehti. Et mul on hästi hea meel, et Veronika on meie grupis ja on selline aktiivne liige. Nii, Ingrid pidi kahjuks lahkuma ja kes peab ära minema, siis okei. Et aga et ja, et meil on siis need erinevad liikmed, kes kõik siis, no kõik ei osale pidevalt aktiivselt, aga et sul on alati võimalik tulla nendele küsimustele, kõnedele küsida, saan sulle tagasisidet anda, sinu küsimustele vastata. Et see ei ole selline nagu online kursused, mis saad läbi ja siis sa jääd nagu üksi pussima, et on siis pidevalt siis on see mentori tugi, mina toetan kõiki liikmeid, kes meil selles mentorgrupis on. Ja minu panus on siis see, et ma olen 10 aastat tegelenud turunduse sisuloomega, et leida need parimad lahendused. Olen kulutanud palju aega ja energiat erinevatel koolitustel käies, õppides ja pidevalt täiendan ennast selles vallas. Ja noh, ütleme, kui sa ise hakkaksid nullist õppima kõike, siis läheks vähemalt 3-4 aastat, et sa üldse jõuaksid mingi sarnasele tasemele, pluss see, et sa pead veel praktiliselt rakendama. Et ma ka olen selles suhtes praktik, et ma tõesti kirjutan kodulehe tekste ja tegelen sisuloomega igapäevaselt. Et ma ei ole lihtsalt koolitaja, kellel on teoreetilised teadmised, et selles suhtes olen ka nagu praktik. Ja praegu siis, mis veel sul boonused on, kui sa sisuloome mentorgruppi tuled? Et esimene boonus on Liina Ostumaga salvestatud webinar, kuidas sisuloome abil eksperdi staatus saavutada. Ja see on üks äärmiselt äge webinari salvestus siis. Et Liina seal rääkis meile, et kuidas sotsiaalmeedia sisuloome aitas tal eksperdina nähtavale tulla. Ta rääkis kõigist oma nippidest, kuidas ta postitusi teeb ja millised postituse tüübid üldse toimivad. Ja siis oli ka hästi palju oli sellist nagu elulist teemat, et kuidas hirme ületada ja üldse kirjutamistõrkest vabaneda. Et see oli kas selline webinar, mis nagu väga paljusid kõnetas, kes seal otse osalesid, aga nüüd sul on ka võimalik seda siis salvestusena järgi vaadata. Siis on meil coach Kati Keerme sihi ja eesmärkide seadmise veebikoolitus koos töövihikuga. Et siis see on selline üldisem teema, et sa saaksid üldse enda eesmärgid ja sihid leida. Et kui sa tegutsed ka ettevõtjana ja turundusspetsialist, et siis võib-olla mõnikord kipub see siht silme eest nagu ära minema, sa ei tea, aga mis üldse eesmärk on. Et siis see koolitus aitab sul selle sihi ja eesmärgid endal detailselt paika panna, et see on selline kasulik töövahend sulle. Ja kolmas boonus on siis minu tehtud, ma olen koostamas sulle siis copywritingu malle, et ma juba tegin müügilehe malli, aga ma siis nüüd kohe lähiajal teen valmis ka uudiskirja ja sotsiaalmeedia postituse malli, et sellised töötavad mallid, mida saad täita ja teha siis sellised toimivad tekstid enda jaoks, et sellise boonuse annan sulle ka. Ja mis see kõik siis kokku on, et muidu see kõigi nende koolitusvideote boonuste väärtus on üle 1000 euro, aga sinu panus siis sisuloome mentorgrupiga liitudes oleks kõigest 37 eurot kuus. Sa võid tulla olla nii kaua, kui sa tahad liige, et see tühistamine on väga lihtne, aga no need, kes on tulnud, väga paljud on jäänud ikkagi pikemaks, et meil on inimesed, kes tõesti eelmise aasta maikuus saadik on siin pidevalt liikmed ja on väga rahul selle mentorgrupiga. Et ootan sind sinna mentorgruppi, anna mulle teada, kas sa oled tulemas ja kui on midagi küsida, siis võid mulle küsimusi esitada. Ja ongi siis veel, meil hakkab küll aeg otsa saama, aga kas kellelgi on veel midagi küsida? Et ma olen valmis veel mõne väikse lühikese küsimuse võtma. Andke grupis teada, kes siin on koha peal. Kas on mõnda küsimust? Ja nii kaua, kui ootan küsimusi, siis ütlen sulle veel, et sul on võimalik osaleda ka siis loosimises. Et kui sa täidad meie tagasiside küsimustiku, siis nende vahel, kes seda täidavad, on võimalik võita minuga 1-1 konsultatsioon väärtuse siis 99 eurot. Ja ma loosin selle välja siis järgmisel reedel, et vastake siis, kes väljakutsel osalesid või tänasel webinaril osalesid, täitke see tagasiside küsimustik ära, teen loosimise, sul on võimalik võita päriselt minuga konsultatsioon, et saad siit siis abi ja nõu minu käest. Et kas on veel küsimusi täna? Et võin vastata veel mõnele küsimusele siin otse ja võimalus küsida kodulehe kohta, mentorgrupi kohta.
et muidu mul on olnud äärmiselt tore teiega, et te osalesite sellel väljakutsel, tegite aktiivselt kaasa, postitasite, et sul on veel võimalik siis esmaspäeva õhtuni neid koolitusi siis järgi vaadata, veel teha kodutöid. Ma üritan jälgida siis grupis ka veel kommenteerida, anda siin tagasisidet, et võid veel julgelt teha. Et jah, Kristiina ütleb, et tal on täidetud, et aitäh väljakutse eest, et liitub kindlasti. On väga tore, Kristiina. Väga hea meel, et sa osalesid ja kõik teised, kes te siin osalesite. Mul oli äärmiselt hea meel ja loodan, et te saite siit ideid siis, mida kõrva taha panna ja saate enda kodulehte siis paremaks muuta. Et nagu öeldakse, nagu Maria ütles väga hästi eile, et koduleht on nagu aed, mis ei saa kunagi valmis, et kogu aeg on natuke nokitsemist ja nikerdamist. Et see on selline pidev töö, et alati saab justkui paremaks muuta. Aga jah, et kõik on võimalik, et tuleb lihtsalt härjal sarvist haarata ja pihta hakata. Et selles suhtes soovin kõigile palju edu ja jõudu. Ja kui sa ei ole veel minu Facebooki grupi liige Sisuloome ABC, siis liitu kindlasti ja võid jälgida ka minu lehekülge Ankurturundus. Et sellisel juhul, kui praegu rohkem küsimusi ei ole, siis ma tänan sind. Soovin sulle ilusat päeva jätku ja kohtume jälle. Tšau kõigile!